Suurim viga, mis ma näen tehakse elukohta vahetades. Kuulutus võetakse kohe maha, kui midagi välja ei tulnud. Eriti just siis, kui endale sobivat uut kohta ei leitud. Jah, ma mõistan. Võib-olla kaduski endale üks idekas variant eest ära. Ma mõistan, et koristamine iga kord, kui huvilised tulevad. See on paras stress juba. Ma väga hästi mõistan, et enda kodu müümine, see ongi paras selline emotsionaalne protsess. Nüüd läbi kogemuse ma olen ka näinud, et kui sellel hetkel tahakski öelda, et fuck it, praegu polnud minu aeg, siis kõige olulisem on ikkagi saada enda korterile huvilised käima. Näha ära, mis selleks vaja teha on. Kui sul sellel hetkel enda uut ei ole, siis ostjatele on alati võimalik ära öelda. No meil uus müüdi eest ära, mis iganes. Aga uue elukoha sissemakseks sul on niikuinii vaja enne enda vana ära müüa. Muidugi see ei kehti, kui sul väga sügavad taskud on või pank on valmis koduvahetuslaenu andma. Kõigil ülejäänutel tuleb enne enda omale saada huvilised käima. Kui praegu selle suudad nõudluse tekitada, no siis võimalik läbi ka rääkida juba. Võib-olla mõni valmis pikemalt ootama. Saad endale uue otsida nii kaua. Võib-olla neil samamoodi. Kõigepealt vaja enda oma müüa, siis tulevad ostavad. Lepite pikema bronni. See on positsioon, kus sa saad otsuseid langetada. Okei, kui nüüd juhtuski nii. Panime kuulutus ülesse, esimese ringiga ei müünud. Ise tuleb selle eest ka vastutus võtta, mis puudu jäi. Kas kuulutus ei saanud piisavalt tähelepanu, tuleb korteri ilusamaks teha või üldse hind vale. Kui selle läbi näed, siis on juba lihtne. Tee vajalik muutus ära, vaata, kas oli selle taga. Jäta meelde, kui enda oma oled sissemakseks mõelnud ja seal huvilisi ei käi, väga keeruline mingit diiliselt välja mõelda. Kui enda omal huvilised olemas, siis oled positsioonil.